Nüüd jätkame aga siit meie suvisest stuudiost suvistel muusikateemadel ning hea meel on tervitada stuudios meie esimest külalist, lauljat, muusikut Artjom Savitski. Tere õhtust! Tere õhtust! No kuidas siis muusikul suvel läheb, et kas peaks tegema siin üleskutse, et kõik vaatajad, et kutsuge Artjom esinema või pigem oled sa juba suvel välja müüdud? Ma arvan, et pigem see teine variant, et suvi on muusikutel nagu teadagi siuke väga töine periood, nii et neid kuupäevi jääb aina vähemaks. Et võite muidugi kirjutada, et äkki mõni kuupäev on vaba veel, aga üldiselt on suhteliselt tegus, jah. No sul on tegelikult valmimas ka uus singel, aga täna me seda veel televaatajatele ei saa kuulata, anda, näidata. Ei saa, jah. Kuidagi on veninud selle tegemine, et ma olen kuidagi muutnud oma lähenemist lauludele ja teen teiste inimestega ja nüüd me oleme päris pikalt seda lihvinud ja ei saa kuidagi seda rahuldavat lõpptulemust kätte, nii et tuleb natuke kannatada veel. No ma lugesin uudist, et muusik Artjom Savitski sai magistrikraadi. Mis erialal siis, mis ülikoolis? Ma tegin siis bakalaureuse kraadi TTÜ-s telekommunikatsiooni erialal ja siis kohe jätkasin ka samal erialal, siis jälle samas ülikoolis. Ja sain nüüd telekommunikatsiooni siis signaalitöötluse poole siis magistrikraadi. Nii et ütleme, heliefektid ja selline maailm on sulle päris tuttav? No tegelikult see telekommunikatsioon ei ole otseselt seotud heliefektidega, lihtsalt mina sidusin oma magistritöö sellega, kuna signaalitöötlus, et kui me räägime näiteks stuudios, siis seal on madalsageduslikud signaalid, ehk siis väga madalad sagedused 20 hertsi kuni 20 kilohertsi ja tegelikult teostatakse ka nendega töötlust ja siis ma sidusin kuidagi oma nagu stuudio huvi siis oma erialaga, aga üldiselt telekommunikatsioon on side ja näiteks kuidas mobiilid suhtlevad oma vahel. Okei, aga ühesõnaga, kui näiteks tekib meil siin küsimusi ala sellises valdkonnas, et siis oled sa mingil määral valmis ka nõustama nüüd juba siis sellel erialal, mitte ainult muusikuna inimesi? Jaa, kindlasti, aga ma päris niisama viisast, et ei õppinud seda. Et jah, ma arvan, et ma loodan, et ma olen nagu hea inimene, kellel küsida selle teema kohta. No kuidas on, et ma saan aru, et tegelikult sellised magistritööd, need on ikkagi mingi ligi koos kõikvõimalike lisadega ligi 100 lehekülge ikka päris tõsine töö on selle kokkupanek. Kuidas on sulle jäänud aega nagu selle kõrvalt veel tegeleda muusikaga ja kuidas sa ühendasid selle muusika tegemise ja magistritöö? Tegelikult see magistritöö, et mul oli viimane semester ju täiesti vaba ja kõige raskem ongi ennast sundida tegema, kui sul ei ole nagu kedagi tagant lükkamas sind, et magistritööl oled sa nagu täiesti üksinda ja sa pead ise leidma selle aja, et teha seda. Et võib-olla see oligi minu suur nagu siuke eksimus, et ma alustasin võib-olla natuke liiga hilja, et oleks võinud nagu varem alustada ja siis lõpus oleks nii palju kuhjunud. Aga samas ma sain selle ilusti tehtud ja jõudsin ka esinemistel käia, nii et nagu väga hullu ei olnud. Aga muidugi oli suur töö, jah, et 63 lehte oli peaosas ja 94 lehte koos lisadega tuli see töö pikk. No tegelikult, kui sinu suvistest tegemistest veel rääkida, siis sa pead ka väga vahvat, humoorikat videoblogi, et mujal maailmas väga populaarne asi, väga kasvav trend. Väga paljud muusikud teevad seda, Eestis mitte väga paljud. Jaa, mul tuli see tee, et mu tegelikult hea sõber Martti Hallik, kes on tegelikult nüüd Eestis staar-youtuber, et tal on 10 000 followere. Et temalt ma nagu sain selle idee ja miks mitte nagu rääkida fännidele või jälgijatele ka nagu oma päriselust, et ma ei ole alati nagu laval ja siuke särav, vaid et ma olen ka tavaline inimene, kes elab nagu tavalist elu ja tahab ka teha neid ägedaid challenge'id ja üleüldse rääkida, mis ma nagu päriselus muusikutöö kõrvalt siis teen. No kus sind saaks kuulamas käia suvel? No juba homme tulge Sillamäele, et oleme bändiga siis kella 8 laval. Et jah, seal saab meid kuulda esimene võimalus, aga üldiselt ma postitan kõik üritused oma Facebooki lehele ja kutsuda saab esinema kodulehelt, nii et kui kellelegi ükski minu üritus ei sobi, siis võib ise välja pakkuda ja kirjutada mulle. Väga vahva, sinuga vestelda on alati suur rõõm, nii et edu sulle sinu tegemistes ja mitte ainult siis muusikuna, vaid ka jääme ootama sinu selle magistritöö tulemusi. Ja super, aitäh!